Tere, Reimo siin Musical kinnisvarast ja tahtsin täna rääkida teiega sellisel teemal nagu, et kuidas käib kinnisvara müügiprotsess. Ja põhjus, miks ma seda infot jagada tahan, on see, et enne kui ma ise kinnisvaramaakler ei olnud, siis polnud õrna aimugi, kuidas kinnisvara müügiprotsess käib ja ma usun seda, et mõnda võib see natukene heidutada seoses kinnisvara müügiga. Nii et ma mõtlesin, et me teeme sellise väga lihtsa ülevaate põhilistes punktides, kuidas see käib. Ütlen siin ära, et iga kinnisvara müük on täiesti erinev, aga oleme tähele pannud 5 sellist põhilist punkti, kus iga kinnisvara müügi protsess justkui läbi käib. Ja esimene nendest on siis see, et toimub müüdava kinnisvara ülevaatamine, hinnastamine ja müüki panek. See tähendab siis seda, et kas siis ise mõtled, vaatad või tuleb kinnisvaramaakler. Enne kui kinnisvaramaaklerit valid, siis me oleme teinud tegelikult video ka sellel teemal, et kuidas endale kinnisvaramaaklerit valida, et kui see sulle huvi pakub, siis vaata seda meie eelmisest postitusest. Aga põhimõtteliselt, kui maakler tuleb kohale, siis ta vaatab müüdava kinnisvara üle, vaatab seisu, mida saaks parandada, mida saaks muuta võib-olla, räägime hinnast, räägime sellest, kuidas, mis edasi saab, siis hinnastada saab mitut viisi tegelikult. Üks on see, et kasutatakse hindajat. Teiseks on see, et vaadatakse ka siis sama väärseid objekte, mis on juba müügil tegelikult ja vaadatakse orienteeruvalt sealt, mis see hind võib olla. Või siis kolmas viis hindamiseks on see, et kui kinnisvaramaakler on ise selles piirkonnas juba korterid müünud, siis ta juba enam-vähem teab, mis on see ruutmeetri hind tegelikult. Ja kolmas osa sealt on siis müüki panek. See tähendab siis seda, et pildistamine, info kogumine, portaalidesse üles panek, sotsiaalmeedia, pildid, kõik muu. Ja selle esimese punktiga ongi see, et sinu kinnisvara, mida sa soovid siis müüa, on müüki pandud ja inimesed saavad seda vaadata. Nüüd teine osa sellest on müüdava kinnisvara näitamine huvilistele. See tähendab siis seda, et nüüd kui mu kinnisvara on seal üleval turu peal, inimesed saavad vaadata, siis huvilised saavad tulla vaatama reaalselt kinnisvara koos maakleriga ja siis maakler aitab leida sealt nendest ostjatest kõige parema pakkumisega, kõige vähema probleemidega ostja ja siis sealt minnakse edasi. Nüüd kolmas punkt sellest on ostjatega kokkuleppe sõlmimine. See tähendab seda, et mis hinnaga siis tegelikult müüakse, sest seal on alati siuke pluss-miinus kõikumine hinnas. Kas on vaja midagi korda teha, midagi lisada, et kõik see osa, mis tingimustel siis ostja tegelikult on nõus selle müüdava kinnisvara ära ostma. Nüüd kui see kokkulepe on saavutatud, hind on paigas, tingimused on paigas, kinnisvara on sellises olukorras seisus, et ostjale sobib see reaalselt, siis minnakse edasi 4. punkti juurde, milleks on notarisse minek. Nüüd notarisse on vaja kõikidel osapooltel, kes on selle kinnisvaraga seotud, kes tahavad osta, kes on omanikud ja siin juures ma tahan öelda seda, et tegelikult seal kohal peavad olema kõik omanikud, ehk siis kui kinnisvaral on müüdaval objektil on mitu omanikku, siis peaksid kõik kohal olema või siis omanik, kes ei taha kohale tulla või ei saa tulla, siis peaks olema volitatud isik, kellel on need õigused kosta ja rääkida siis reaalse omaniku eest. Et on olnud olukordasid, kus tullakse kohale notarisse, hakatakse müüki tegema ja siis tuleb välja tegelikult notari juures, et müüdaval objektil on tegelikult mitu omanikku ja seda teist omanikku või kolmandat omanikku ei ole kohal, siis lihtsalt ei saa seda müüki lõpuni viia ja kogu see protsess on raskendatud. Ja nüüd 5, kõige viimane punkt sellest on üleandmisakt. Üleandmisakt tähendab siis seda, et notaris on kõik kokkulepped tehtud, teame seda, kes maksab kuhu, kui palju ja nüüd on see hetk, kus minnakse siis reaalselt koha peale, et võtmeid üle andma ja siis võtmete üleandmisega käib ka selline asi nagu üleandmisakt, kus siis pannakse kirja täpselt, kuidas, mis tingimustes korter üle antakse, mis jääb sisse, mis ei jää sisse, kinnitatakse paberi peal ära ja nii on kõigile ühtlaselt selge ja pärast ei tohiks siis ühtegi muret seoses sellega tulla.
et need on siis need 5 asja, mida meie näeme, et millest iga müük siis läbi käib ja loodan seda, et see väikene ülevaade tegi selle müügiprotsessi natukene selgemaks, arusaadavamaks. Rääkides punktidest, siis teame täpselt, kus midagi on, mida oodata, mida ka siis maakleri käest küsida ja ma usun, et olles ise teadlikumad, teeme me paremaid otsuseid ja nii on. Minu poolt praegu nagu kõik ja usun, et näeme järgmistes klippides, nii et nägemiseni.